Tahtsin jagada sinuga ühte väga huvitavat teooriat, mis ma kuulsin hiljuti. Et inimene armub, et inimene oma elu jooksul armastab 3 korda. Et igal inimesel on elus 3 armastust. Siia ei lähe arvesse sellised erinevad armumised ja meeldimised, aga päris sellised tõsised suhted sinu elus. Vähemasti mind see väga kõnetas. Ma ei tea, kas sinul on sarnane kogemus, aga see oli nagu naelapea pihta. Esimene armastus on siis esimene armastus, kus inimene armub ja andub täielikult oma armastatule. Ta kaotab oma identiteedi, ta täielikult pühendub sellele partnerile ja idealiseerib teda igas mõttes. Ja see esimene armastus on selline õhkõrn ja see haiget saamine tuleb väga kergelt. Ja loomulikult ka pettumine ja minu puhul oli see pettumine väga suur, kuna minu esimene armastus oli minu poolt selline ühepoolne ja ma väga kannatasin, et ma ei saanud sealt mingisugust nagu vastukaja. Teine armastus on kõige piinarikkam. See on sinu nii-öelda siis õppetund, kus sinu kallim karistab sind, paneb sind proovile, lausa piinab sind kas mentaalselt, emotsionaalselt või isegi füüsiliselt. Minul oli teises armastuses kõik need 3 esindatud. Minu laste emaga, kes konkreetselt piinas mind ja sa saad korduvalt haiget, kuid sa ei jäta järele, sa ikkagi proovid seda suhet hoida ja päästa ja püüad seda plaasterdada ja püüad talle kõik andeks anda, aga see on nii piinarikas ja valus. See õpetab sulle tunnetama, kus on sinu piirid, kuhu maani sa oled valmis nii-öelda teist teenima ja millal sa hakkad iseennast armastama. Ja selline on siis see teine armastus ja seal oli üks märksõna veel, et sa püüad iga hinna eest seda armastust päästa ja seda teist inimest muuta või seda olukorda kuidagi hoida. Ja minul oli samamoodi, kuna tegemist oli minu laste emaga, nii kui ma sain teada, et ootab last, ma olin valmis seda suhet igal juhul hoidma ja kõik tegema selleks, et me jääksime kokku. Kuna minu vanemad ei elanud kunagi koos ja ma kasvasin nagu suure osa oma elust ilma vanemateta, siis see oli minu kinnisidee ja ma väga palju ohverdasin enda heaolu ja õnne selle nimel, et hoida koos peret inimesega, kellega meil oli täiesti destruktiivne ja valus suhe. Ja 3. armastus, see autor kirjeldas seda väga ilusti, on selline, mis tuleb siis, kui sa seda kõige vähem ootad. See ilmub su ellu märkamatult. Sa võib-olla algul ei tunnegi seda ära, sest et sa ei ole selleks valmis. Sa oled selleks hetkeks juba kaotanud igasuguse usu, et sa kunagi veel kedagi päriselt armastad või veel enam, et keegi sind päriselt suudab armastada. Ja see inimene võtab sind sellisena, nagu sa oled. Sa ei pea enam kellekski muutuma, sa ei pea olema keegi teine, ta ei püüa sind painutada, ta ei pane sind niimoodi proovile, vaid ta lihtsalt armastab sind tingimusteta sellisena, nagu sa oled. Ja see armastus on ebareeglipärane, sa ei suuda seda panna karpi, sa ei saa sellest aru, see lihtsalt on, see voolab, sa võtad seda vastu ja imetled seda. Ja see on puhas ja võib-olla kõige õnnelikum armastus ja mina jõudsin selle 3. armastuseni oma kalli naisega, kellega me oleme nüüd 5 aastat koos olnud ja see on uskumatu, kuidas see peab paika, et ta lihtsalt on minu jaoks olemas. Ta lihtsalt võtab mind sellisena, nagu ma olen, ta toetab mind ja ta armastab mind täielikult. Ilma, et ma nagu peaksin selleks muutuma või endaga tohutult tööd tegema või
ja ma ikkagi teen, ma hea meelega muutun ja ma hea meelega teen endaga tööd, aga ta ei sunni mind selleks, vaid ta armastab mind selleks. Ja paljud inimesed ei jõuagi selle 3. armastuseni, võib-olla sellepärast, nagu autori sõnul oli öeldud, et nad ei julge sellest teisest armastusest lahti lasta, sest esimest armastust kaotada on väga lihtne. Seal see haavumine tuleb kergelt, sest et see enda identiteedi kadu, aga ka see võib jääda mõne jaoks eluaegseks armastuseks, see esimene. Samas ära kaota lootust ja oota ka see 3. armastus ära, sest see saab olema, nagu mina seda nimetan, preemiasuhe. Esimene on selline avastamise suhe, teine on koolisuhe. See on kool, kus sa õpid tundma ennast tegelikult. Sa õpid tunnetama, mis on sinu piirid, mis on sinu jah ja ei, mis on sinu võimed. Ja 3. on siis see preemiasuhe, kus sa saad auhinnaks oma ellu inimese, kes käib sinuga ühte sammu ja te toetate teineteist ja elate koos õnnelikuna, õnnelik kooselu. Nii et edu sulle selle teekonna avastamisel ja ole julge ja käi sirge seljaga.